Kas me peaks alustama nendega, et kes õigel ajal kohale tulid, et alustame, aga super näha, et juba õigel ajal ka nii palju rahvast kohal on. Tere kõigile. Minu nimi on Diana Paudel ja mind kutsuti siia toredale algatusele digilõunad ja küsiti, mis teemast ma rääkida tahan. Ja mina tahan viimasel ajal jubedalt rääkida kogu aeg tehisintellektist, kuna see on lahendus nii paljudele muredele, mis on olnud viimase 10 aastat, mida me oleme üritanud siin lahendada digi- ja meediapädevustega. Ehk siis tänane teema ongi see, et kuidas kasutada seda tööriista selleks, et igasuguseid digi- ja meediapädevusi lõimida ainetesse. Ja ma võin kohe ette ära öelda, et see teeb ChatGPT abil on iga õpetaja väga kursis sellega, mida noored digimaailmas teevad. Ma loodan, et ma väga slaidide ees ei ole, nagu ma siin juba natukene kurtsin Tiiule, et ma olen harjunud rohkem Zoomi slaidi settinguga, aga saame hakkama. Nii, aga millest me siis proovime ära rääkida kõik ühe tunni jooksul, ega tunni jooksul kõike ei jõua ära rääkida, aga esiteks, mis asi on ChatGPT ja kuidas see töötab? Mõned teist teavad, mõned teist ei tea. Aga igaks juhuks käime asja üle, sest tundub, et see teema on osade inimeste jaoks veel segane, et mis ja kus ja ta on. Siis räägime sellest, kuidas anda käske nii-öelda tehisintellektile. Sest tegelikult, kui ChatGPT tuli, siis ma avastasin, et kõige rohkem kasu, ma olen küll elus palju raamatuid lugenud, aga kõige rohkem kasu oli mul Asimovi robotite teemalistest raamatutest, et aru saada, kuidas suhelda tehisintellektiga. Kuna seal on ära kõik need imelikud kiiksud kirjeldanud Asimov, et miks roboteid ei ole nii lihtne alati panna oma käsku täitma. Hästi kiirelt käin üle korraks, mis on digi- ja meediapädevused, kuna ma tean, et need on väga populaarsed sõnad, igas arengukavas on sees, aga päeva lõpuks on küsimus, kas me saame neist ühtemoodi aru, aga ma sinna pikalt ei peatu. Ja siis lähme kõige huvitavama osa juurde ja hakkame praktiliselt katsetama. Seal on teil täiesti võimalus panna chati ka mulle väljakutseid, et kui ütlete, et olete selle klassi õpetaja, seda ainet annate, et kuidas seal mõnda teemat, et teeme mõned reaalelulised näited läbi. Ja siis ma näitan natukene lisamaterjale, mis on olemas, pluss ma räägin kiirelt ühest toredast algatusest, mis HTM-il on, kus kool saab endale ka kutsuda nii-öelda tehisintellekti koolituse kohale. Ja kõik need lingid, mida ma näitan ja mis ma teen ja mida mainin, on sellisel lehel nagu dianapaudel.ee tehisaru. Et ei pea nüüd kõike siin screenshotima, et saate pärast sinna lehele minna ja kõik on olemas, kaasa arvatud slaidid on seal lingina olemas. Nii, aga alustame siis kõige olulisemast küsimusest, et mis asi on tehisintellekt. Ja see definitsioon on nüüd mul võetud Wikipeediast, ma tean, Wikipeedia on väga paha, aga samas seal on mõnikord hästi ja lihtsalt ära kirjutatud ja see on ingliskeelne Wikipeedia, kust ma selle võtsin ja lasin ChatGPT-le ära tõlkida, et oleksin nagu selle koolitusega samal lainel. Ja põhimõtteliselt ta viitab arvutisüsteemide võimele sooritada ülesandeid, mida tavaliselt seostatakse inimintelligentsiga. Nagu õppimine, järeldamine, probleemide lahendamine, taju ja otsuste tegemine. Ehk siis ta ongi intellekt. Ma just lugesin väga lahedat filosoofilist arutelu, et mis eristab inimest kõige rohkem on see, et meil tekivad mõtted tühjast kohast. ChatGPT ja kõik teised keelemudelid ja pildirobotid ja nad suudavad jäljendada inimese intellekti, aga neil puudub see sisemine tahe, tung midagi teha. Ehk siis küsimus, et kas tehisintellekt näeb unenägusi, see on ka üks raamat, et kas robotid, mis iganes oli. Aga jah, et pigem me eeldame hetkel, et nad sel ajal, kui me neid ei käsuta, siis sel ajal nad und ei näe ja ise ei mõtle. Aga jah, see on kindlasti üks oht, et võib-olla me teeme ühe lülituse liiga palju, aga no ärme sinna lähme. See nõuab täiesti eraldi käsitlust ja on selline filosoofilisem teema. Ja tegelikult neid tehisintellekte on palju ja see, et ma siia pealkirja panin ChatGPT ja näitan praegu ChatGPT näitel, siis tegelikult ärge laske sellest häirida. Kõik see, mida ma räägin, kehtib Gemini kohta, kehtib Llama kohta, kehtib Copilotis, kui kasutate DeepSeeki kohta. Põhimõtteliselt võtke neid erinevaid keelemudeleid nagu Word ja Google Docs ja seda. Põhifunktsionaalsus on sama.
jah, igal ühel on omad väikesed kiiksud, mida saab, võib-olla üks teeb paremini, teine teeb paremini, täpselt, et mõnda asja on teha parem Excelis. Kas saaks panna mute'i peale, kui keegi just küsida ei taha? See vist on pigem kogemata. Aitäh. Ja et nad ongi see, et mõnda asja mulle meeldib teha Excelis, mõnda asja meeldib mulle teha Sheets'is, aga päeva lõpuks enamik asju, mida ma teen, pole mulle absoluutselt vahet, kumba programmi ma kasutan. Ehk siis jah. Ja kui me räägime ChatGPT'st spetsiifilisemalt, siis see on keelemudel. Ehk kuigi ta nüüd joonistab ka pilte, nii et ta hakkab natukene, ma ei ole kindel selles lauses enam. Tiiu, kas sa saad mute'i nupuga äkki natukene lõbutseda, palun? ja ta ennustab tõenäosuse põhjal. Ehk siis see, et tema loogika on see, et ta on läbi töötanud kõik tekstid, mida OpenAI on kuskilt kätte saanud. Selle üle käivad ka diskussioonid, kas need tekstid on autoriõigustega kaitstud, ei ole kaitstud, selle peale käib äge andmine on ja aga meie kui kasutaja seisukohast ei ole väga vahet. Pigem on oluline see, et on läbi töötanud kõik tekstilise materjali, mis kuskilt kätte on jäänud. Ta on võtnud need sõnad, nendest tehtud tokenid, nagu siin pildi peal näha on, see peaks siin mul kuskil üleval vist olema, kui ma ette kujutan, kuidas ma siin ekraanil olen, siis iga see värviline laik on eraldi nii-öelda token. Et muidugi see on huvitav see, et inglise keeles on see, et näiteks sõna ei muutu, et kui ma ütlen in või on või see eesti keeles meil võib sõnatüvi väga palju muutuda. See on ka üks põhjus, miks eesti keeles ChatGPT vahepeal teeb huvitavaid, ütleme, lähenemisi. Aga jah, et ta võtab need sõnad, ta teeb neist süsteemi ja siis ta hakkab neid loogiliselt kokku klapitama. Ja ta ei erista fakte. See on üks keelemudelite nõrk koht, millega praegu töötatakse, on see, et sa annad talle tekstid sisse, ta võtab mingi Redditi postituse ja akadeemilise artikli sama kaaluga on hetkel võtnud, nii palju kui ma tean. Ehk siis siin ongi probleem, et mis sinna sisse läheb, et vastavalt sellele on ka väljundi kvaliteet. Ja ta põhimõtteliselt simuleerib vestlust, aga samal ajal ma ei oska öelda, kas me ise ka mõnikord ei simuleeri, eriti kui me peame vestlema teemal, milles me kindlad ei ole, nii et ma ei ole. Et me võime korraks ühe katse teha. Vaadake, mul on siin tehtud, esimene sõna lausest on täna. Ja siis mul on siin ekraanil, näete 4 tulpa sõnu, ja ma võin öelda, et siin sees on peidus üks lause. Et ilmselgelt praegu on väga segane ja on väga, ma ei teagi, ma peaks vist enda korraks siit ära peitma selle kaameraga, ma jään vist ette. Nii, ma pärast olen tagasi, kui ma olen selle eksperimendi teiega ära teinud. Aga põhimõtteliselt siin ongi, et hunnik sõnu, üsna raske, aga kui ma ütlen, et teine sõna siin lauses on, miks mul ekraan? Nii, on hommikul. Nüüd hakkab juba tekkima mingi aimdusota täna hommikul, et võib-olla loodetavasti politsei ei ole järgmine sõna on ju, et kust võiks olla. Nii, anname järgmise vihje. Täna hommikul jõin. Nüüd juba hakkab päris, ütleme, viimase 2 tulba puhul on osad sõnad täiesti välistatud, osad sõnad võivad olla, et jõin jõusaal ei kõla loogiliselt, tassi võib olla klaasi, antud juhul oli tassi. Ja nüüd ongi, et kas ma jõin piima, vett, kohvi, aga ma jõin hoopis kakaod. Ehk siis, aga tegelikult ei pannud nüüd tähele, ma juhtisin tähelepanu kõrvale, aga siin oli ka teine lause, et täna on koolis matemaatika kontrolltöö. Ja mis on selle katse point on see, et lihtsustatult öeldes, umbes ChatGPT niimoodi käibki, et tal on mingid loogilised sõnad, mis võivad tulla järgi ja siis ta on nende vahel loonud seosed, et kui tõenäosus on ja siis ta pakub. Aga et ta ei ole loonud neid seoseid 1 ega 2 dimensioonis, vaid ta on loonud neid umbes 12 000 dimensioonis. Seda ei suuda ükski aju ette kujutada, nii et ärge üritage, ma olen üritanud seda asja, aga see on inimmõistusele hoomamatu, kui sa ei ole mingi väga matemaatikateadlane. Nii, kas ma suudan nüüd kuidagi ennast tagasi panna siia, oota. Nii, jumal, nüüd ma share sound, oota, ma kadusin ära. Ma pean panema kaamera kõigepealt ja siis ma saan vist panna layout ja
Nii, ilmusin tagasi, noogutage keegi, kes kaameraga on. Okei, aitäh. Nii, aga põhimõtteliselt ta ennustab ette sõnu. Aga kuna ta ennustab neid sõnu miljonite ja miljardite raamatute, artiklite, tekstide peal, siis ta on tegelikult väga täpne ennustaja. Et see ei ole nagu selline mustlane kuskil Tartu pargis, kes üritab lihtsalt umbes su vanuse ja mis iganes järgi paar asja täppi panna. Nii, nüüd mul läks jälle aken aktiivseks. Ja nüüd ongi see, et mida täpsem on sinu sisend, seda parem on ChatGPT väljund. Ja ärge kunagi andke talle ühelauselist käsku või ülesannet ja siiski minge ja kiruge, et ta on nii rumal. Nagu te nägite, kui ma ütlesin teile ainult sõna täna, siis te ei suutnud ka ette ennustada, mis seal lauses tuleb. Mida rohkem sõnu ma teile andsin, seda täpsemalt te oskasite edasi sõnu ennustada. Täpselt sama loogika käib ChatGPT kohta. Ja kuidas mina tavaliselt teen ChatGPT-ga on see, et esiteks ma annan talle rolli. Ma täiesti ütlen ära, kes ma tahan, et ta on. Mõnikord näiteks, kui ma teen õpilastele õppematerjali, siis ma ütlengi, et kujuta ette, et sa oled selline keskmisel tasemel, ma ei tea, 11. klassi õpilane, siin on slaidid, anna tagasiside, millest sa aru ei saa. Et anna tagasiside, mis ei meeldi. Või vahepeal, kui ma kirjutan doktoritööd, siis ma lükkan ta artikli sisse ja ütlen, et kujuta ette, et sa oled selle ja selle teadusajakirja peatoimetaja, loe artikkel läbi ja ütle mulle täpselt, mis siin on nagu nõrgad kohad artiklis. Ehk siis sa saad talle rolli anda, sest ilmselgelt, kui ma hakkaksin ütlema, et ole see teadusajakirja peatoimetaja, selle õpilaste ankeetide kohta saan ma väga kehva sisendi või talt vastuse. Ja kui ma hakkaksin sinna teadusartiklid laskma gümnaasiumiõpilase tasemel hinnata, siis ma ilmselgelt see vastust oleks ka väga mõttetu. Ehk andke talle roll, kellega te sel hetkel suhelda tahate. Ja see ongi minu meelest imeline, et meil kõigil on tänapäeval põhimõtteliselt enda laua peal 24/7 kõik maailma inimesed. Sa saad talle, igasuguseid, sa võid öelda, et on poliitik, sa näiteks siin hetkel tegelen natuke ühe õpilasfirma juhendamisega, siis ma ütlesin poistele ka, et öelge, et ta on klient, selgitage, küsige, mis ta arvab teie tootest, teenusest on ja. Et andke talle roll. Teine asi, mis tuleb üsna täpselt ette anda, mida täpsemini ja pikemalt seda parem, on probleem või konteksti kirjeldus. Et lihtsalt see, et ma ei tea, kirjuta mulle tagasiside, mis ainest me räägime, kellele see tagasiside, et andke kontekst, et kui kasutada pidevalt ChatGPT-d, nagu mina ütleme, et ma kasutan teda ikka keskmiselt paar tundi päevas, kui mõni rohkem ajutööd nõudev asi on, siis minu nagu mudel juba üsna hästi teab, mis teemadega ma tegelen, mis on ja ma ei pea nii täpselt konteksti enam andma. Aga kui sa lähed sisse logimata või sa pole teda eriti kasutanud, siis ütlegi, ma olen õpetaja, ma olen lapsevanem, mis iganes. Anna kontekst, mis toimub, kus sa oled, mis olukorras oled ja samuti ma tihti laengi talle mingit dokumente, siis annan talle kuvatõmmiseid. Ja samuti näiteks koolitöödega ma just vaatasin, et mul lapsed käivad 11. klassis, oli mingi eriti vastik keemia kontrolltöö, kus mina ei osanud üldse konsulteerida. Siis ma ütlesin Plikale, et anna see, mis sul need vigased ülesanded on, kus sa ei saa aru, mis viga oli. Viska pildid ChatGPT-sse sisse, las teeb puust ja punaseks. Tegigi mobiiliga fotod, viskas sisse ja see siis selgitas, miks see tasakaalust, mis iganes see oli. Keemia ei ole mu kõige tugevam aine, ma kuidagi armastan matemaatikat rohkem. Ja samuti anna eesmärk. Sest nagu ma ütlen, ChatGPT und ei näe ja ise suurtest eesmärkidest ei unista. Ütle, mis su eesmärk on. Ma tahan luua tunnikava, ma tahan kirjutada kirja, ma tahan teha plaani, kuidas rikkaks saada on ja aga siis pange ka numbriline. Mis iganes teil on. See rikkaks saamine oli natuke joke, see uskuge mind. GPT abil rikkaks saamine. Et neid videosi on TikTok täis, aga ärge selle peale lootma jääge. Ja veel üks asi, mida ma ise hästi palju kasutan, on see, et kui ma olen kõik selle pika kirjelduse ära andnud, siis ma panen sinna teksti, et kui sul on vaja täiendavat infot, siis küsi mult küsimusi enne, kui vastama hakkad. Samuti vahepeal, kui ma teadusteemadega tegelen, siis ma alati ütlen, et viita või kui sa viidet ei tea, siis ütle, et sa ei tea.
sest siis ta ei hakka ise välja mõtlema, aga kui sa selle tingimuse ei pane, siis ta mõtleb ise kõik, ta on väga hea fantaasiaga, mõtleb välja sellised uhked artiklid ja asjad, et see on uskumatu. Ehk siis see peaks iga prompti lõpus olema, et küsi mult täiendavaid küsimusi, mida sul on vaja, et mulle hea vastus anda. Ja kui selline viip või prompt on kirjutatud, siis juba läheb elu ilusaks. Nii, enne kui ma nüüd ChatGPT avan ja näitan, kui ma prompti kirjutan, siis ma pean ikkagi kiirelt see meedia digipädevuste teema ka teile klaariks tegema, on ju. Sest muidu me võime, et digipädevused on põhimõtteliselt, see on digipädevusmudel, mõni teist on näinud, mõni ei ole näinud, aga üks on selle info ja andmekirja oskus, ongi see, et kuidas infot tarbida, kuidas infot luua, salvestada, suhtlus, koostöö digikeskkonnas, digisisu loomine, see on ükskõik mis multimeedia tekst, asjad, veebilehed, digiturvalisus, minu lemmikteema, küberhügieen ja kõik muu ja igasugune probleemi lahendus, mis minu meelest ei ole ainult digi, see peaks olema üldkompetents, see ei ole üldse digipädevus, see on elupädevus. Ja meediapädevuse all ma proovisin leida eestikeelselt ka ilusat pilti, meil ei olegi, tuleb välja, aga põhimõtteliselt oskused, teadmised ja hoiakud, mis aitavad teavet kriitiliselt analüüsida ja hinnata ning kujundada adekvaatseid hinnanguid. Sest minu jaoks põhimõtteliselt need asjad kattuvad üsna palju. Et me võime minna panna, et võib-olla arvamuse ja fakti eristamine on meediapädevus ja kodulehe loomine on digipädevus, aga enamik asju on seal hallil alal. Seega see, millest ma täna teile räägin, on see, kuidas internetis ellu jääda. Kuidas me õpetame neid noori, kes veedavad nutimaailmas 8 tundi päevas, uskuge mind, see on uskumatu, kui palju nad suudavad veel peale kooli nutimaal. Aga et kuidas me suudame neid õpetada veidikene targemalt seal toimida. Ja ärge üldse muretsege, kuhu kategooriasse läheb, kui te mingit raportit täitma ei pea, et igasugune kriitiline mõtlemine, erinevate rakenduste, kõik see on vajalik. Ehk siis jah, et see on see, millest ma täna räägin. Aga vaatame nüüd, kuidas see praktikas välja näeb ja nüüd ma tahaks vist võtta, oodake, vabandage, mul on siin tehnilised probleemid, hakkan kajama. Nii, kus mul võiks olla chat. Nii, kas te näete mu teksti praegu, mis siin on või ma peaks ennast ära korjama? Vist on parem, kui ma ära korjan, te olete juba mind näinud küll. Tekst on olulisem. Nii. Aga põhimõtteliselt ma tegin esimese prompti valmis ja edasi me hakkame nüüd mõtlema koos teiega, aga oled väga pädev haridustehnoloog, kellel on hea ülevaade erinevatest metoodikatest ning samuti tead täpselt, mida noored internetis teevad ja milliseid teadmisi ja oskusi nad vajavad. Ehk siis selle lausega ma juba suunasin ta õigete tekstide suunas, et ta ei lähe Redditisse otsima, aga ta pigem läheb nüüd juba haridustehnoloogia, internetiturvalisuse teemalise tekstikogumi suunas. Nii, siis ma annan konteksti. Antud juhul ma andsin talle kontekstiks, mina olen 3. klassi klassijuhataja ning mul on mure, et klassis väga paljudel noortel on nutitelefonid. Tean, et nad mängivad palju ja neil on mingi klassigrupp tehtud Snapchati, kuid kahjuks puudub mul täpsem ülevaade toimuvast. Ehk siis ma kirjeldasin ära keskmise Eesti algklasside õpetaja, on ju. Ja siis on see, et mida ma tahan, mis mu eesmärk on. Minu eesmärk on see, et tahaksin noortele õpetada turvalisemalt interneti toimetama ja vajan ideid, kuidas neid vajalikke teadmisi erinevatesse õppeainetesse lõimida. Ja nüüd on küsimus, kas saad mind aidata. Ja siin ma tean, et see vaidlus käib ka, et kas ta on see või ta. Mina kasutan tema vormi, kuna esiteks ma olen neovilistlane ja ma kasutasin tema vormi arvutite puhul juba eelmisel aastatuhandel, nii et selles suhtes oleks imelik hakata ümber õppima nüüd tehisintellekti tulekuga. Ja teiseks on see, et ma olen tundnud, et ma suhtlen lihtsamalt ja mul tuleb loomulikum keelekasutus, kui ma eeldangi, et on lihtsalt mul selline assistent, et ongi virtuaalselt kuskil mul mingi assistent. Ja siis ongi, et küsimused. Nüüd ta on selline väga-väga toetav, aitäh, et jagasid muret, see on väga oluline teema, ja siis ta kestab mulle 5 küsimust, näete, kui tihti ja millistes tundides saaksid digiteemasi käsitleda. No on väga asjalik küsimus, ma oleks seda võinud ju panna, aga unustasin ära. Kas sinu klassis on lapsi, kes ei oma nutitelefoni või kellel on piirangud kodus? Ja see mulle meeldib selle keelemudeli puhul eriti, sest ta oskab tähele panna asju, sest mina olen selle teemaga tegelenud ja ma olen isegi vist mingi blogipostitusi asja, et see on tegelikult, et kohusetundlike vanemate lapsed jäävad nõrgemasse olukorda sotsiaalselt, kuna
nemad ei saa siis seda virtuaalelu elada, kuigi minu meelest võiks kõigil 3. klassis nuputelefon olla, aga noh, jah, et eks see on tagantjärgi tarkus, ma oleks selle üle pidanud 10 aastat tagasi arutama, aga noh, tagantjärgi tarkus on täppisteadus. Nii, aga sellise küsimuse peale, et juba paneb ennast mõtlema, on ju, siis on, millised digivahendid on klassis kasutusel, jälle väga oluline, et on koole, ma olen nüüd üle 100 Eesti kooli läbi käinud, et ma võin öelda, et on koole, kus on väga uhke tehnikapark, on koole, kus napilt saab klassitäie tahvleid, on ju kooli pealt otsides kokku. Ehk siis ja siis on, kas oled mingeid teemasid juba puudutanud, jälle ta täpsustab konteksti, et äkki on mingi koolitus toimunud, äkki olete midagi teinud, on ju, ja kuidas on suhe lapsevanematega. Vaadake, see on ka jumala huvitav, et ta juba sellega tekitab endal ka peas uusi mõtteid, et äkki peaks tõesti koos lapsevanematega midagi tegema. Et noh, ma ise ka, et käin koolitan lapsevanemaid ka, on ju, et õpetajad, et kas koolis peabki tegelema, et äkki peaks kodus tegelema. Nii, siin ma vastan talle, need küsimused, need on kõik välja mõeldud, noh, üldiselt kui ma päriselt vastust tahan, siis ma vastan isegi pikemalt. Antud juhul, kuna ma tahtsin teile näidet luua, siis ma vastasin kiirelt ära ja näed, nüüd on pilt palju selgem, siis tal on veel see, et kas sa tahad pikemat plaani ehk siis suuremat õpiampsu või tahad sellist hajutatud lõimimisõpet. No, ma valisin praegu hajutatud õppe, kuna ma pole aimugi, mida ma täpselt 1. klassi õpetaja teha tahaks, on ju antud olukorras. Ja et on ja näed, siis ta kiidab, aga ta kiidaks mu teise valiku puhul ka, ta oskab jube hästi positiivset tuua, et kui ta inimene, kes on nagu selline tõeline eestlane, kipub pigem negatiivset esmalt asjades nägema, siis ChatGPT-ga suheldes näed, kuidas igast asjast võib tuua positiivse asja välja. Ja siis ta teebki siin näed aine, et kuidas internet meid mõjutab, kusjuures ärge muretsege, te saate selle chati lingi, ma panen ka, mul on seal selle vestluse link on olemas ja ma panen ülejäänud ka sinna kodulehele, mis ma jagasin sinna. Nii, siis on mängud, väärtused, ütleb, mis aine see, salasõnad ja siis saab juba edasi teha nii, et tee tunnikava, me jõudsime nutiaja ja et õpime aegade arvutamist, siis ta siin tegi mul matemaatikatundi nutiaja saladused. Ütleme, teda tuleb natukene tuunida, läks hoogu, mulle ei meeldi, kui ta nii luuleliseks läheb, aga samas mõnele meeldib. Et siis tulebki öelda, et ole veidike kuivem, ole veidike mängulisem, ole seda, mis iganes. Ja siis ta panebki siia soojendused, arvutamisülesanded, ta teeb ka töölehed valmis, ta teeb isegi PDF kujul töölehed valmis, et võtad ja prindid. Ja kokkuvõtte ja jagamine. Ja siis kodune üleskanne, et küsi vanematelt. Ja ma praegu siit edasi ei teinud, aga mis on point? Point on selles, et põhimõtteliselt ChatGPT-ga et ChatGPT-ga ei peagi, sa ei pea ise teemast teadma. See, kui sa näiteks küsid, et ütleme, et mul on klassis lastel mingi probleem Robloxi mänguga, aga ma ei saa aru, mis toimub. Mida võiksin õpilastelt küsida? Nii, näete. Ja siis ta on ka, et väga hea, et tahad teada, mis Robloxis toimub. Nii omavaheline suhtlemine, kiusamine, rahateemad, võõrastega suhtlemine. Kusjuures kõik punktid, mida ma iseenda koolitustel kasutan, on siin ära mainitud. Ehk siis saab täiesti võtta, et usutluse vormis vestlus, kus saavad tavaliselt kaasa rääkida. Ja siis ta annab teile küsimused, et mida küsida, kui on, et kes mängib, kas olete koos mänginud, ehk siis saab täiesti teha. Aga nüüd paneme, kuidas seda teemat lõimida eesti keeletundi. Nii, näete. Ja kuna tal on juba kontekst ees, kui ta olete juba andnud, ei pea iga kord andma, samas vestlusaknas ta üldiselt mäletab mööduvat. Kui vestlus väga pikaks läheb, siis ta mõnikord kipub unustama, aga jah, et siis piisab seal alguses ära. Näed, iga kord kiidab. Kirjutamise oskus, arutlemise oskus, lugemise ja tekstitõlgenduse oskus, emotsioonide väljendamine, empaatia, digikultuuri mõistmis, nii näed, lugu Robloxis, arutlev tekst või väitlus, kas Robloxis võiks olla ainult sõbrad, keda tunneb. Nii. Aga vaatame kui tahaks kunstitunnist teha. Mida võiks teha? Nii.
Ta pole veel lõpetanud, okei. Nii, ja siis on see, et mida kunstitunnis võiks teha. Nii. Näete, paneb teile minu avatar, väga hea küsimus, noorte jaoks on väga oluline see avatari teema, millised mütsid, millised habemed, millised patsid ja juuksed on ju, et nad võivadki kunstitunnis kujundada oma avatari. Sest mul mõnikord on see, et ma lähen kooli turvalise interneti teemal rääkima ja siis pärast õpetaja ütleb, et issand, oleks nad igas tunnis nii entusiastlikult. Ja siis ma olin ka ühes koolis siin Harjumaal ja teises klassis ja siis ma võtsingi sealt õpetaja laua pealt ühe etteütluse. Ja siis ma vaatasin, et etteütluses on see, et oli vist, et Peeter sööb loomi. Ma ütlesin õpetajale, et järgmine etteütlus tuleb teha, et Peeter muutis parooli. Et juba selliste väikeste asjadega saab tegelikult palju rohkem seda digiteemat lõimida tundi. Ja samas, kui noored näevad neid sõnu, mis neid tegelikult kõnetavad, siis nad on kohe ka entusiastlikumad, on ju, et kui me räägime mingid rongid tunnelis ja ploomide söömine, siis võib-olla see ei pane noore silma särama, aga kui me räägime, mitu pilti veel mahub telefoni ja parooli muutmine, siis see juba tekitab elevust. Ehk siis see kõik, mis ongi see, et näiteks te tahate teha etteütlust, pange teema või noh, ma toon, mis ma ise küsisin, mul oli siin enda, nii, aga kui ma tahaks, ma ei tea, kas siin gümnaasiumi õpetajaid on, aga ma pean selle ära näitama, Tõe ja õiguse raamatut kuidagi seostada tänapäeva noorte nuti tarbimisega, siis kuidas seda teha võiks? Nii. Ma tean, see on gümnaasium, siin on vist põhiliselt, aga no ma näitan, see on lihtsalt tõeline challenge, on ju, et kuidas me võtame selle Andrese ja Pearu sealt ja toome nad nutimaailma, nii. Ja okei, siin on ekraani, tähendab ma praegu, kuna ma ei ole neid asju läbi teinud, aga näiteks mingi hetk ma katsetasin ja siin on ka see, et kui te 2 korda küsite sama asja, te saate erinevad asjad. Selles osas, et siin võib ka ühte asja põrgandada, natuke sõnastust muuta, et see ei ole staatiline. Et ma vaatan Tõe ja õigluse ja netikogukonnad. No näed, see on ka, et kui keegi ei usu sinu versiooni, see on ju tegelikult väga päriselt virtuaalselt, dialoog läbi aja, miniprojekt. Noh, põhimõtteliselt siin võibki öelda, et need ideed on totakad, ütleme, et need ideed ei ole väga head. Paku veel 5 ideed. Selles suhtes, miks ChatGPT veel väga hea on igasugused need kõik tehisintellektid. Nad ei pahanda, kui sa ütled ka 20 korda, et kuule, sa oled natuke loll, tee paremini. Ja sa võid talle jumala otse öelda, et jah, see punkt oli hea, aga siin on natikene, sest põhimõtteliselt ta on nagu jah, et selline, et sa juhendad, tal on küll tekstid olemas, aga see suunamine õige teksti kogumi juurde on just see nipp, mis on olemas. Kuulge, te võiks mingi aine ja panna mingi teema ja klassi, mis oleks siia chati, siis ma saaks proovida ka midagi, et andke mulle mõni või ka lasteaiaõpetajaid siin on, oota, mõtleme. Nii, mida võiks lasteaias teha noortega, et nad oleksid nutiseadme saamiseks paremini valmis. Nii. Ja et ta ei muutuks passiivseks kurjumta nagu, ma ei tea, mis minu roll varsti on see, eks see põhimõtteliselt ChatGPT räägib kogu seda juttu, mida mina käin koolides rääkimas sama hästi kui mina. Võib-olla teeb vähem nalja ja kannab vähem punast, aga muidu ma tunnen, et me oleme üsna ühel lainel, aga nii. Rollimäng, mis on hea, mis on halb? Lapsed mängivad, keegi saadab naljaka pildi, keegi ütleb pahasti, keegi on see. Kusjuures Inger Klesmendil on üsna sarnane mäng tehtudki, mida ta lasteaedades käib tegemas. Ehk siis tunnete kaardid, ekraan teeb mulle minu digiunistus. Noh, näiteks siia saabki panna, et mulle, ma praegu mõtlen, ma ei süvene, ma lihtsalt näitan ja ma annan teile see chati lingi pärast sinna ja siis saate ise vaadata ja soovi korral enda diskussioon. Mulle meeldib idee 3, tee mulle 20 minuti jaoks tegevuskava. Nii, ja ongi.
kui idee on olemas, siis panetegi, idee 3 on hea, tee mulle nii. Tegevus minu digiunistus, väga hea valik, noh näed. Vanus 5-7 aastat, kestus 20 minutit. Sissejuhatus, poolkaares istudes, isegi ütleb, kuidas panna lapsed istuma, on ju. Nii. Mitte keegi ei julge kirjutada mõnda väljakutset anda, ma ei saa nüüd aru. Te võite... Jaa, Karina, me võime sellest ka täiesti rääkida, tasuta versus tasuline. Ja, nii, okei. Selle võibki põhimõtteliselt 10 päringut päevas on tasuta versioonis täiesti olemas seda sama mudelit, mida mina kasutan. Ehk 10 korda siis siin on see nipp, et mõtle enne läbi, et kui sul on vaja teha, siis ära hakka lühilauseid tegema. Pane kohe pikem tekst sisse, et sa saad rohkem nagu väljundit kätte. Muidu minul on tasuline versioon, see on 20 € kuus ja ma olen seda enam-vähem maksnud suht alguspäevades peale, sest minul isiklikult arvestades, kui palju ma teda kasutan, siis ma hoian, ma arvan, kuus kokku umbes 100 tundi ChatGPT pealt vähemalt. Nii et minul tasub see investeering ilmselgelt ära, aga kui seda harvem kasutada, teiseks võib ka Gemini kasutada, võib ka DeepSeeki kasutada, need kõik on selline. Samuti, kui näiteks täna hakata mingit vestlust pidama, saab homme seda vestlust edasi sama vestlusgrupis pidada, kui oled sisse logitud. Ehk see on täiesti see okei, et saab ka tasuta, et noh, kui sa ei võtagi kohe, et hakkangi igat asja sellega arutama, aga mõtled, et järgmine nädal võiks midagi lahedat teha, täna õhtul natuke arutad, homme õhtul või päeval lõuna ajal, mis iganes teil aeg on, arutad ja siis ongi. Et selles osas, et nüüd vist Gemini Pro ma lugesin kuskil, ma ei jõua neid tehisintellekti mudeleid tuleb nii hämmastavalt palju välja, et ma ei jõua enam järgi, aga minu meelest Gemini Pro tuli välja ja praegu Google teeb mingit OpenAI-le mingit konkurentsi ja see vist on praegu tasuta. Eestis on väga hea Facebooki grupp, kuulge, kas keegi viitsiks ma lingi otsida ja siia chati panna, see mul natuke keeruline, mul isegi aknad sassis, see ChatGPT ja teised eestikeelsed, teised tehisintellektid eesti keeles või mis iganes. See suur grupp Facebookis, ma olen täiesti kindel, et osad teist on seal liikmed. Soovitan liituda, sest seal jookseb läbi, sealt leiab ka igasuguseid lahedaid prompte, saab abi ja kõike muud. Kasuta... Kvaliteedis on vahe tasulisel ja tasuta. See 10 päringu piires sellel otseselt ei ole, kuigi kui ma siit näitan nüüd, siin on tegelikult, ütleme, et tasulises versioonis saad uuemaid mudeleid, aga ma ütleksin, ChatGPT uue mudel on nagu autoga, et on inimesi, kellele meeldib, kui neil on kõige uuem mudel ja väga võimuas. Aga reaalsus on see, et enamik meist ei vaja seda võimsust, mis on kallitel autodel, kuna meie kiirusepiirangud Eestis on, ma ei teagi, 120 on vist kuskil suvisel ajal nendel 4-realistel teedel maksimum ja mis kasu mul on, kui auto kiirendab 180-10 sekundiga. Et kui ma rallit sõitma ei lähe, siis see on sama kehtib nende keelemudelite puhul, et ma arvan, kui alustada, siis isegi need tasuta lihtsamad versioonid on piisavalt võimsad, et väga palju anda sisendit ja põnevust. Siis, kui olla juba sellel tasemel, mis mina, et ma olen harjunud ükskõik, mida ma teen, pidevalt peegeldama, topin neid faile sisse, ma ütlengi, et mul 2 tundi umbes päevas. Mul on siin, te ei näe, aga põhimõtteliselt mul on siin lisaks väikesele kaameraekraanile on mul siin 3 ekraani ja üks nendest ekraanidest on mul üldse ChatGPT päralt enamik päevast. Et siis on hea lihtne teistelt ekraanidelt faile sisse lohistada või veebilehe aadresse ja öelda, et kuule, tee midagi või tee kokkuvõte või tee mis iganes mul vaja on. Aga kui te sinna tasemele jõuate, siis teil on juba mõistlik see 20 € leida. Aga nii, aitäh. Link on ka olemas. PowerPointiga. PowerPoint on Copilot. Ma olen Copilotit vähem torkinud. Ma tean, et Rasmus Kits on teinud näiteid, kus Copilotiga saab ilusaid PowerPointe teha. Ma ise ei ole pigem teinud, sest minul on natuke kiik see, et mul PowerPointi tegemine on koolituse ettevalmistamine ja seetõttu, aga ma olen lasknud tal nii teha, et tee mulle nagu, ma tahan seda koolitust teha, tee mulle outline ära. Ja nii-öelda, et ma siis lihtsalt natukene mõtlen, kuidas panna pildid, asjad. Seda ma olen küll teinud, aga jah, et Copilotiga saab, ma usun, et YouTube'is on jumala õpetused olemas, kui panete Copilot ja PowerPoint sisse,
siis seal on täpselt step by step, YouTube on täis neid ChatGPT asju, aga, või Copilot ja kõiki tehisintellekti asju, aga jah, et ChatGPT-s ma olen seda teinud outline'i ja vist kõige jaburam case, mis mul selline materjalide tegemisega oli, ma olin Tartus. Mul oli üks noorsootöötajate koolitus ja ma olin natuke aja hädas, kuna see oli nii-öelda spetsiifiline koolitus ja ma ei saanud mõnda vana põhja kasutada, aga ma pidin uued põhjad tegema. Teksti sain ilusasti valmis ChatGPT abiga, aga pilte tahaks ka. Ja no ei jõua, et Midjourney prompte ma ei kirjuta ka väga kiirelt. Siis ma põhimõtteliselt andsin need slaidi tekstid ja ütlesin ChatGPT-le, et hakka mõtlema Midjourney prompte iga slaidi juurde, siis ma lihtsalt copy pastasin Midjourney'sse, võtsin pildid, panin ChatGPT. Et üks tehisintellekt tegi teksti, teine joonistas selle teksti põhjal, see oli enne, kui ChatGPT sai ise pilte joonistada, nüüd ma olen lasknud tal ka endal joonistada mõne asja juurde pilte. Eks siis saab, aga Läänemere teemal. Nii, väga hea väljakutse, mulle meeldib. Nii, õpime noortega Läänemerd paremini tundma. Nad tahaks samal ajal õpetada digipädevusi. Kuidas võiks seda teha? 6. klassiga on tegu. Nii, väga hea, vaatame, mis ta on. Sorry, ma loodan, et see oli enam-vähem õige. Nii. 5 ideed 6. klasside. Läänemere faktide uurimine, allikate hindamine, väga hea nii-öelda infoallika kriitilisuse teema, et ei lähe Wikipeediasse, aga lähed vaatab Wikipeedia alt on ju neid linke edasi. Ma arvan, selline on, et kust on seda nii. Interaktiivne kaart Google My Maps'is, väga lahe, et võib igaüks otsida mingi koha, näiteks uurida selle kohta ja siis igaüks paneb Google Maps'is peale või Padletis saab ka kusjuures. Näed, podcast, raadiosaade Mina ja Läänemeri. Väga ja, sest ma ütleks, et selline visuaalse selle loomine on kah, et Läänemere probleemide digiplakat, kui kanvat tahta Google Slides'is. Digikahut või menti, Läänemere viktoriin. Õpilased koostavad ise küsimusi. Ehk siis jah, ma ütlen, et ma küll ei ole Läänemere teemal kunagi tundi teinud, aga ma ütleks, et ma suudan 1 tunni Läänemere teemal ära sisustada nii, et ma pigem õpetan digipädevusi samal ajal, et noored arugi ei saa. Ja eks ma õpiks ise ka arvatavasti nii mõndagi Läänemere kohta. Et see ei ole nii. Kas keegi tahab veel midagi põnevat küsida? Kuidas lisada pilte? Piltide lisamine on... Ma vaatan, kas ma leian siit, sorry, ma vaatan nüüd oma tagumist ekraani, mis pilt see on. Ei, see on mingi kahtlane pilt, oodake, ma otsin mõne pildi, mis ei ole kahtlane. Põhimõtteliselt, mida ma teen? Issand jumal, nüüd kui kiirelt on pilti vaja, oota, võtame netist. Figure about, võtame keemiavalemid. Keemiavalemid, nii. Võtame pildid või paneme keemia ülesanne. Ülesanne ma praegu... nii, näete, siin on mingi pilt, millest mina aru ei saa, mis see täpselt on. Nii, panen copy image, nagu te nägite. Nüüd ma lähen siia, vajutan Ctrl-V klaviatuurilt. Palun selgita seda joonist. Niist puudusin koolist ja homme on tunni kontroll. Nii, okei. Nüüd saan ma kohe teada, näete, see on rahulikult ja lihtsalt väga hea. Nii, mis ained reageerivad, naatriumsulfaat, ma ei tea, kui siin on mõni keemiaõpetaja, siis on magistritöö koostamisel on nii, ma oma bakatudengitele loen kogu aeg. Ta on tohutult hea kaasamõtleja. Igasuguse struktuuri peegeldamise, näiteks mida ma ise teen, ongi see, et millised teooriablokid, siis sa arutadki taga, et mis on. Samuti väga palju on mulle kasu olnud, et kuna ma tegin küll magistri kommunikatsioonis ja doktoritööd ka, aga baka, kus õpiti põhiteooriaid kommunikatsioonis, oli mul ettevõtluses, ma hästi palju olen taga suhelnud ka nende suurte teooriate teemadel, et need nagu paremini endale selgeks saada. Samuti ta on mu inglise keele keeleline toimetaja. Aga ma ei usalda teda sisu osas mitte üldse. Tähendab, ma usaldan seda, et ta võib mulle kaasa mõelda, aga kui mingit viidet andab, siis ma lähen otsin selle faili üles
ma loen selle läbi ja siis ma võin öelda, et jah, see oli enam-vähem hästi sõnastatud ja pigem failide läbitöötamiseks meeldib mulle Google'i see notebook LLM, et tõmban failid Soterost sinna ja siis ma pigem diskuteerin nende failidega ja seal ta kohe näitab ka koha, kus ta nagu see lause võttis ja ma saan kontrollida. Ehk viidetega jah, et selles suhtes seda ma ei usalda. Allika kontrollijana ta 50-50, eriti kui sa ei ole veel osav promptide kirjutaja. Samas seda, et ta su ingliskeelse lause, mis sul on nagu natukene selline, ütleme eesti keel kohmakas, siis ta neid keelelist toimetamist ta teeb imeilusasti, et selles suhtes, et kui sa oled juba mingid laused valmis kirjutama, vahepeal nüüd enne oligi, et sa kirjutad ühte lauset, mõtled tükk aega, kas siin on see. Nüüd on see, et ma kirjutan põhimõtteliselt lause valmis ja siis ma ütlen, et kuule, tee ta natuke ilusamaks, et seda ta teeb küll, aga eesti keeles, kui magistritöö on, siis eesti keeles ta ei toimeta jälle. Ehk siis jah, tal on piiranguid, sa pead ise harjutama, aga taaskord sina akadeemiliste tööde puhul sina vastutad teksti eest. Sa saad teda kasutada nii-öelda inspiratsiooniks, nii-öelda tagasisidestajaks, näiteks see, et pane magistritöö sisse, küsi, mis on puudu. See on minu meelest selle mudeli puhul üks asi, mida paljud inimesed ka ei oska. Me oskame tähele panna seda, mis on, ütleme, valesti, aga kõige raskem on mingit tööd analüüsides näha, mis on puudu. Ja kui sa paned selle sisse ja küsid, mis mul siit veel oluline puudu on, siis ta toob välja. Samuti nagu ma ütlen, et pane, et sa oled kõige kurjem professor, kus iganes ülikoolis, ma kirjutan magistritööd, näed, loeda üle ja ütle, kus sa norima hakkaks. Et siin on ka, et tast on kasu, aga jah, võib-olla mitte see. Nii, mis siin järgmine on? Karjääriteemad, väga hea, kusjuures karjääriteemad, samuti need, nüüd ma pean ühest piirangust rääkima, meil oli eelmine nädal tehisintellekti koolitajate võrgustiku esimene kohtumine ja ma esimest korda mõtlesin sellise asja peale, kuna ma olen nii harjunud, et kõik asjad on internetis 13+, on ju kõik sotsiaalmeedia asi, siis ma kuidagi vist ütleme see, et see kinnituskalduvus on meil kõigil, ka minul, kes ma sellest koolitamas käin. Ja eeldasin, et ka ChatGPT-l on 13. Tuli välja, et 13–18 on vanemate nõusolekul ja 18 on iseseisvalt ja ülejäänutel Geminil ja nendel on üldse 18. Et taaskord ma ütlen, et see on natuke hall ala, mida me arvatavasti peame veel tehisintellekti seal koolitajatega enda jaoks läbi arutama, et mida me öelda saame ja mida mitte. Aga muidu, kui karjääriteemad on see, et näiteks mida ma teeksin, kui ma oleks ise põhiskoolis käiv laps, kellega karjääri, siis ma oleksin see, et paneksin sellise prompti sisse. Sa oled väga pädev karjäärinõustaja ja mina olen 9. klassi lõpetav noor. Küsi 10 küsimust ja siis arutame, mida ma võiks edasi õppima minna ja mis ametid mulle sobivad. Oi, sorry. Nii, see oleks see, mida ma teeksin, kui ma oleksin 9. klassi lapsevanem ja see on see, mida ma olen ka teinud gümnaasiumi ja ealiste noorte, et vahepeal, et suhelda. Nii, aga kui ma oleksin õpetaja, aga kui ma olen 9. klassi juhataja ja tahan tunnis karjääri teemal suhelda noortega ja neile head nõu anda, siis kuidas seda võiks teha? Tegelikult ei hooli kirja vahemärg või kui mul läheb midagi viltu, ta saab aru ka väga hästi kehvasti kirjutatud. Aga siin on noored tihti küsivad, kas siin on vahet, et kas me võime ka ChatGPT-ga suhelda, nagu nad suhtlevad oma SMS-ides, need kõik lühendid ja asjad. Siin on oluline mõista, et oma sõnumi või oma teksti stiiliga me samuti anname ChatGPT-le märku, millisesse dimensiooni minna meile vastust otsimas. Ja kui me küsime väga kõnekeelselt ja küsime enam-vähem, et jõu, mis arvad on ju ja kõik või, siis me suuname võib-olla ta rohkem sinna kuhugi kahtlastele Redditi või mingi tekstimassiivi, kust me ei saa adekvaatset vastust. See on põhjus, miks ma üritan selle asjaga võimalikult viisakalt läbi käia. Nii, tunni teema, mis mulle sobiks, sissejuhatus. Kes teab,
no siin saab, et erinevad teed, erinevad inimesed ja siin saab põrgatada seda ideed. Paneme näiteks, aga matemaatikatunnis, mida võiks teha, ma tean, mida, issand, oota, miks ta nüüd, paneme. Nii, mida matemaatikatunnis võiks seoses? Nii, karjääriteenuse, karjäärmatemaatika, kes teenib kui palju? Minu meelest jumala hea ülesanne, mida võiks noortega täiesti teha. Mingu otsigu Statiametis brutopalku ja seda ja hakaku tegema graafikuid. Ühe tööpäeva matemaatika, kui kaua mingi tegevus, tellimus läks teele, ruumalad ja logistika mõtlemine. Väga hea, minu meelest logistika on tegelikult jumala hea karjäär. Et ma isegi kahju, et ma seda sain alles aru kuskil magistris, ma oleks ka väga hea logistik võinud olla, mulle meeldib selline logistilised ülesanded. Siis on milline töö sobiks mulle, mingid andmestikud, diagrammid, asjad, kui ettevõtte kasum sõltub matemaatikast, noh, aga inglise keeles, ma panen praegu jumala suvaliselt. Füüsika, sorry, ma nüüd ei näinud seda. Nii, aga no põhimõtteliselt ongi, aga füüsikatundi, noh, aga võibki, ma pärast panen seda chati, ma ei jõua muidu meil. Nii, enne kui ma slaidide juurde tagasi lähen, ma näitan teile ühe asja, mida ma tegin kunagi ammu ja siis mul polnud mõtet jagada, kuna seda said teha ainult need, kellel oli tasuline konto, aga nüüd saab kõik teha. Okei. Põhimõtteliselt siin on digiõpsi tunnikontroll ja see on minu enda loodud GPT mudel, nii-öelda custom GPT. Kui sa tuled siia lehele, see link on ka seal lehed, kõik link, siis sa ongi valid, kas sa oled täiesti algaja, et ole minuga õrn ja helm. Midagi ma tean, kuid mitte väga palju. Arvan, et mu teadmised on üle keskmise, tean kõike, pane mind päriselt proovile. See GPT on siis põhimõtteliselt see, et inimesed õpiks. No paneme, et mu teadmised on ikka üle keskmise. Nii. Ja nüüd ta küsibki esimese küsimuse sellel teemal. Nii, väga lahe. Siin on, kuidas test käib. Küsimusi on kokku 5. Pärast iga vastust läheme järgmisele küsimusele. Vastavalt sellele, kui põhjalik ja täpne su vastus oli, lõpus saad tagasisidet oma üldise taseme kohta. Vastamisel proovi võimalikult palju selgitada oma mõttekäiku. Just see aitabki mul hinnata, kui tugevad su oskused on. Esimene küsimus. Sa näed sotsiaalmeedias postitus, kus väidetakse, et mõni uus toidulisand ravib koroonaviirust. Postitusega on kaasas pilt ja link, mis viib ja siis sa kirjutad siia vastuse ja siis ta vaatab, et kas panna siin raskemale või mitte. Et see on täiesti mõnus ja seda võiks teha tegelikult iga aine puhul, on ju. Aga ja, et siin ongi, et see on nüüd tasulise versiooni funktsionaalsus, seda tasuta versioonis sa oma custom asju teha ei saa, aga teised saavad sinu asju nii-öelda lahendada või sinu asjadega mängida nüüd. Et see on nüüd küll. Nii, okei. Nii, aga lähme korraks slaidide juurde tagasi. Ma vaatan, meil on 12 minutit aega, et ma võin kauem olla, kui kellelgi küsimusi on, aga ma tahaks lihtsalt põhisisu ära lõpetada pooleks, et ma tean, et võib-olla osad peavad minema tundi või osad peavad minema lapsi äratama või mis iganes. Okei, digiõpsi tunnikontrolli me juba käisime läbi ja siis ma teen promo. Ma küsisin eile, meil oli kohtumine webinar õhtul ja siis nad ütlesid, tee muidugi promo. Põhimõtteliselt, mida HTM praegu koolidele pakub, on põhimõtteliselt 4 akadeemilist tundi kestev koolitus, kus on 5 moodulit. Esimesed 2 moodulit on igal juhul, mis on tehisintellekt ja kuidas see töötab, väljakutsed tehisintellekti rakendamisel õppetöösse, sealhulgas seadusandlus on ju, siis erinevad juturobotid, nende töö põhimõte ja kasutamine. Siis viimase 3 mooduli hulgas saab iga kool valida ise endale 2 sobivat, et kas kuidas õpilastega tehisintellekti kasutada ja seal meil on põhimõtteliselt 40 inimesega koolitajate võrgustik. Ja siis seal me tutvustamegi erinevaid neid, ka Padletis on nüüd AI lahendus, on ju, igal pool on AI, et kuidas neid saab, see Sunos on väga lahedaid asju ja nii edasi. Siis on selline haridusele suunatud tehisintellekti keskkonnad ja siis muidugi multimeedia, et kuidas teha deepfake'i või soundi või kõike muud. Et keda huvitab, see link on ka kodulehel ja muidu on HMEAI koolitused, et seal peab kool täitma ära ankeedi ja siis HTM-i pool on koordinaator, kes siis mingi hetk vastavalt sellele, et kuidas järjekord liigub, kooliga ühendust võtab ja koolitaja ja kooli kokku viib. Et ma soovitan täitsa, et see on mõeldud üldharidus koolidele, lasteaedadele ta ei ole, aga
ka põhikoolid on, kutsekoolid on, et selles suhtes, et kõik. Eelisjärjekorras on muidugi need koolid, kus minnakse eesti keelele üle, ehk siis endiselt vene õppekeelega koolid. Aga koolitajaid on piisavalt palju, et jõutakse kõiki koolitama. Siis mõned täiendavad mõtted, kui ma olin slaidid ära teinud, mis ma mõtlesin, et tahan, ongi see, et hallutsineerimise teema. Jah, seda paljud ütlevad, et aga ta ju vastab vahel valesti. Aga kas me ootame tehisintellektilt rohkem kui inimestelt? Et inimesed vastavad ka vahel valesti. Et mida täpsema viiba või prompti sa kirjutad, seda vähem ta hallutsineerib. Samuti, kui mul on oluline, et ta kindlasti mulle tõde räägiks, siis ma ütlengi, et kui sa ei tea, siis ütle, et sa ei tea. Kui sa selle käsu oled andnud, siis ta on palju paremini eneseni refleksioonivõimega kui siis, kui sa seda käsku ei anna. Et hallutsineerimist tekib kõige rohkem siis, kui sa annad väga üldiselt või kui su küsimus on suunav. Näiteks mingi hetk ma katsetasin, et kui sa küsid, et kas kärbseseen on mürgine, siis ta teab täpselt, et kärbseseen on mürgine. Aga mingi lausega mul õnnestus ala, et anna 3 kärbseseene retsepti või midagi ja siis ta hakkas mulle neid laduma, sest ma suutsin ta ei kontrolli, kas see eelnev tekst on õige, ta tahtis mingi seene retseptide juurde jõudis ja hakkas ma kärbseseene retsepte välja mõtlema. Ehk siis tal on omad nõrgad kohad, aga see ei tähenda, et ta ei saa kasutada ja üldiselt mida osavam sa oled, seda vähem ta hallutsineerib. Siis see vanalt, seda ma ütlesingi, et see teema vajab veel meil ühiskondlikku läbirääkimist, eriti kui me siin räägime oma tehisintellekti hüppeteemades, kus plaan on gümnaasiumi noortele see ChatGPT või Claude kätte anda. Aga sest tehisintellekti hüppest ma ei tea mitte midagi, ma huviga ootan, kuidas see diskussioon nüüd tuleb. Minul isiklikult on enda lapsed, ma olen jaganud nendega oma tasulist kontot, sest sellisel juhul ma näen ka nende prompte. Nad teavad, et näen, samuti ma olen näidanud, kui nad tahavad väga privaatselt vestelda, aga see on väga huvitav olnud. Et ChatGPT saab kasutada väga ja koduõpetaja on täpselt nagu ma ütlen, see keemia näited või asjad, et kui sa millestki aru ei saa ja sul ema on ka ära unustanud kooliajast need olulised asjad, siis ChatGPT selgitab sulle rahulikult, miks need asjad liiguvad seal, numbrid ja asjad. Aga jah, ta võib ka valesti öelda, et ka noorel peaks juhendama, kuidas, mida ja eks me oleme jälle uue portsu otsas, nagu vanemad ei tea, mida noored nutimaailmas teevad, nüüd nad ei tea, mida nad teevad ChatGPT-ga. Ja siis ma tahaksin, kuna mul on peres praegu hästi autokooli teema, mul mõlemad lapsed on, üks sai juba arkeksami tehtud, teine ei ole ja siis ma olen, lihtsalt näen seda õppeprotsessi, siis ma hakkasin mõtlema, et tegelikult tehisintellekt ja auto on väga sarnased, sest põhimõtteliselt sa võid õppida terve autokooli teooria ära. See ei tähenda, et sa suudaksid tänavatel sõita. Et me võime kõik rääkida, et seal on tõukenik, keelemude, kõik muu. Päeva lõpuks loeb praktika. Jah, sa pead teadma täpselt, sa pead teadma, kuidas prompti teha ja sa pead teadma, mida märgid tänaval tähendavad, aga päeva lõpuks praktika ja veel kord praktikat. Ja siin ma kutsuks ka üles, tegin sellise asja Naiskodukaitses nagu Naiskodukaitse digikotkas. Et see on põhimõtteliselt 30 ülesannet digi- ja meediapädevuste teemadel ja need ülesanded on tehtud nii, et ma julgustan kõiki, et te võite täiesti võtta ChatGPT või mis iganes teie lemmik tehisintellekt on appi nende ülesannete lahendamisel. Mõnda ülesannet on väga lihtne selle abil lahendada, mõne puhul ta paneb täiesti puusse, mõne puhul ta oskab anda suuna. Aga see on minu meelest selline hea harjutamisvõimalus, kui lihtsalt ütleme, et natuke raske on minna, et ma lähen lihtsalt sinna ChatGPT-sse ja hakkan mõtlema, mida teha. Et kui te ei tea, kuidas seda harjutada, siis kuidas, nagu mina käin oma lastega siin õhtuti mööda Tallinnat sõitma, et ma elan laagris ja me oleme viimasel ajal väga tihti Viimsi Selveris millegi pärast käinud. Siis ütleme, et see virtuaalne Viimsi Selver teile, et kui te ei tea, mida täpselt teha, aga on vaja harjutada, siis minge sinna Naiskodukaitse digikotka, see viib sinna ilusasti kohale ja võtke need ülesanded ja proovige just ChatGPT abil neid ära lahendada. Et sellised on praegu mul mõtted, ma arvan, et slaidid said otsa, nüüd ma tahaks küll küsimusi ka. Nii, paneme stop sharing, siis näeme ka 11. Aga kuidas on tunne, et kas kasutaks, mis takistab, või olete kasutanud ja mingi asi nagu, kuidas ma ütlen, häirib või kuidas iganes. Et võite ka täiesti rahulikult trükkida siia, et mis on nagu see piirang selle asja kasutamisel, et miks on see, et ma ikka pigem teen ise.
See on ka väga hea küsimus, mulle meeldivad teie küsimused. Põhimõtteliselt eestikeelne sõna on viip, mis on praegu nii-öelda enam-vähem mingi kokkulepe. Eelmine neljapäev meil oli ka suurem vaidlus sellel teemal, et viip või prompt või sisend või juhend või ma arvan, me peame sõnausele minema selle probleemiga, aga ma üldiselt olen see inimene, kes alati üritab nende keeleteemaliste vaidluste teemal lasta teistel vaielda ja ütlen, et mina võin kasutada mida iganes on ja ma üritangi kasutada nii viip kui prompt praegu, mis on, et viip eestikeelne, prompt ingliskeelne ja prompti ma kasutan just seetõttu, et kui keegi läheb YouTube'i vaatama neid videosi, siis et saaks aru, mis see prompti puhul neil seal mõeldud on. Nii, kui keegi tahab rääkida küsimusega, siis see on ka täiesti okei. Ja see on muidugi järgmine väga huvitav küsimus, et kas te tunnete ära, kui teie kodutöö on tehtud AI-ga? Et taaskord oma noorte peal ja teiste noorte peal, mul on küll gümnaasiumi noored rohkem valikus, kellega ma suhtlen, siis mingid hetked on täiesti probleem olnud, et see, kes tegi tasuta ChatGPT-ga ära, sai 80%, seal Mustamäe riigigümnaasiumis on protsentuaalne hindamine. See, kes tegi ära tasulise ChatGPT-ga, sai 90% ja see, kes tegi ilma tehisintellektita, sai keskmiselt 70%. Et see on üks asi, mida õpetajatena te peaksite mõtlema, et kui te panete e-kooli mingi juhendi, siis mina teeks copy-paste korraks ChatGPT-sse ja vaataks, et kui lihtne sellele vastus saada on. Samuti ongi see, et siin tuleb arvestada, et kui ka esmalt kopeerides tundub, et ta ei oska vastata, siis kui noor natukenegi on promptimise kunstiga kursis, siis see noor võib saada palju parema vastuse, kui võib-olla see copy-pastega saaks. Et kodutöid võib-olla polegi mõtet anda, aga võib ka anda nii, et anda kodutöö just selline, et öeldagi, kasutage ChatGPT abi, aga tehke midagi, et te saate anda, see kodutöö võibki olla, et näiteks, et ma ei oska öelda, võtame see tõeõiguse, tehke Andresele ja Pearule sotsiaalmeedia profiil, kasutage ChatGPT, et paremini läbi mõelda, aga siis et nad peavad seal peegeldama või mis iganes. Et jah, see on kindlasti suur väljakutse ja kui nüüd antakse kõigile gümnaasiumi noortele ka veel need tasulised kontod kätte, siis see on metoodiline õudusunenägus, et ma natukene olen kahtlustav, et õpetaja on ikkagi harjunud mingite ülesannetega, tal on ülesannete kogumid, mingid asjad, et 6 kuuga ümber õppida võib olla natuke optimism. Ütleme, optimism kaunistab, aga nii ilus ei maksa ka olla, aga okei. Et need on teemad, mis tulevad, samuti on küsimus, mida me peame tegelikult noortele õpetama, kui meil on selline tööriist olemas. Aga samas teiselt poolt ma ütlen jälle see, et ChatGPT-ga on see, et kui ma teemat tean, ma oskan nii hästi viipasi kirjutada, ma kohe tunnetan ära, kui natukene asi hakkab, et aitab mul struktureerida, peegeldada, tagasisidestada, aga ma olen teemaga kursis. Kui ma võtan selle keemia ülesande, nagu ma teile ütlesin, et minu eriti orgaaniline keemia ei olnud minu tugevust hulgas gümnaasiumis, siis ma võin seal vastust vaadata, aga ma ei tea, kas ta räägib tõtt või ei räägi. Ta võib ka seal hallutsineerima hakata, viimasel ajal vähem, tasuline versioon vähem, aga ta võib. Ma ei paneks viga tähele. Ehk siis see on väga huvitavad uued väljakutsed, aga ma arvan, et esimene asi on see, et me saaks seda diskussiooni alustada, on see, et õpetajad kasutavad seda ise igapäevaselt või vähemalt iganädalaselt, et tekiks ettekujutus, mida saab, mida ei saa ja siis me saame hakata mõtlema, et milline on tegelikult selline haridus, mis ja karjääri teema samuti, et see karjääri teema, et 9. klass 9. aga 11-12 on täiesti mures, sest mul poiss tegeleb progemisega, ta ei ole üldse paha progeja, et ta käib informaatikaolümpiaadil, kõik on ju, et oskab aga tuleb üks päev lönta sealt trepist alla köögi poole ja ütleb, miks ma seda progemist üldse õppisin? Ma küsin, mis juhtus, et see minu meelest hea ajule ka hea on ju, et oli mingi, ta teeb sõbraga mingit indimängu ja siis ta oli seal tükk aega põhimõtteliselt üritab mingit asja tööle saada, ei õnnestunud ja siis ta lõpuks läks kurjalt ja kopeeris koodi on ju ChatGPT-sse ja see leidis vea üles, pani koodi tööle koheselt, et vaesel noorel tekkis küsimus, et mis on tema roll ja tegelikult see on väga oluline küsimus gümnaasiumi noortele, et mida õppima minna, mis 3 või 5 aasta pärast päriselt ka töökoht eksisteeriks, aga me elame segastel aegadel ja nii.
Et õpetaja kasutab chati, minul näiteks on see, et ma annan seal moodulaine kursus ka, seal ma ütlesin kohe esimene kord, et võite kasutada Google'it, võite kasutada chati, võite kasutada midagi iganes, aga vastuse õigsuse eest vastutate teie, on ju. Et selles suhtes, et aga jah, igas aines ei saa. Eesti keele kirjand, kui tuleb teha offline paberil, siis on mõistlik, kui noored seda ei harjutaks, on ju, chatiga. Aga meil on suuri väljakutseid on rohkem kui üks. Nii, aga ma arvan, et praegu te saite üsna info üledoosi, et kas saad panna siin, tähendab jah, Diana Paudel, / tehisaru ja võib-olla Tiiu saadab selle lingi sinna, ma panen selle pika chati lingi update'in ka sinna ära ja vaadake, proovige ja mõtlen, et minge ja kutsuge kooli see pikem koolitus, siis saab ka endal näpud soojaks teha. Vot, aga oli väga tore, ma loodan, et andsin uusi mõtteid. Või ehmatasin täiesti ära, see on alati teine variant selle tehisintellekti poole, me elame natuke. Ulmeraamatuid laske noortel lugeda, tõsiselt. Asimovi ulme, kes on eesti keele õpetajad siin, võtke need Asimovi mingid robotid, eriti need, mis need esimesed on, kus need alles see Daniil Olilav tuli ja need. Sest need aitavad mõista, samuti see nägemused robotitest, need aitavad mõista tänapäeva ühiskonda. Need tõsiselt on vajalik kirjandus koos Orwelli 1984. Aga olgu, et oli tore kohtumiseni. Ma nüüd...